Gerda Eert on meil ühe väga toreda organisatsiooni eestvedaja, mis on Ida-Viru haridusklaster ja räägib teile siis ka oma kogemusest. Olen siia Ida-Viru brošüüri, teie, kes te olete väljastpoolt maakonda, siis tutvuge Ida-Viru võimalusega. Gerda, võta palun mikri ka. Mina olen Gerda Eert ja olen siis Ida-Viru haridusklastri eestvedaja. Ja Ida-Viru haridusklaster on tõesti siis loodud maakonda 2 aastat tagasi ja selle eesmärk on siis tegelikult see, et ajada siis meie haridusasutustega ühiselt hariduse asja. Et iga haridusasutus ei pea lahendama oma muresid ja väljakutseid üksinda, vaid me saame seda teha kõik koos. Näiteks, et otsida ühiselt haridustöötajaid. Aga tänase teema juurde tulles, et ma panin teemaks tõesti täna selle, et sadas küll mäetipus, aga üleujutus tekkis orus. Tegemist on Aafrika vanasõnaga ja mida ma sellel täpselt mõtlen, siis sellest kohe õige pea. Aga milline siis on vaade mäetipust just Ida-Viru huvihariduses? Selleks, et mõista Ida-Viru huviharidust, on meil vaja vaadata natuke neid numbreid ja see, et mis meil siis siin täpselt toimub. Ehk siis huviharidusnumbrites. Vaatasin seda ettekannet tehes siis 7 aasta lõikes, kui palju tegelikult numbriliselt on siis Ida-Viru huviharidus muutunud. Ja minu suureks üllatuseks oli tegelikult see, et tegelikult meil ei ole väga palju muutusi, vähemalt numbrid seda ei näita. Kui me räägime näiteks huvikoolide arvust, siin hetkel on huvikoolide arv 36, 7 aasta lõikes on see arv tegelikult, mõnikord on olnud 32, mõnikord oli 39, aga see suurusjärk on kogu aeg olnud sama. Kui me vaatame õpilaste peale, siis õpilaste arv on mõni aasta on 100 õpilast rohkem olnud, mõnikord 200 vähem, aga suurusjärk on samamoodi olnud tegelikult üks ja sama. Kui me räägime pedagoogidest, ehk siis õpetajatest, kes meil õpetavad, siis ka tegelikult ka see suurusjärk on olnud 7 aasta lõikes küllaltki sarnane. See oli 30 õpetajat on võib-olla see, mis on 7 aasta lõikes siis muutunud. Kui vaadata edasi seda, et mis vist tegelikult ei ole meie piirkonna mingi erisus, et kõige enam on siis meil õpilasi, kes osalevad siis muusika- ja kunstivaldkonnas, spordivaldkonnas ja siis tuleb see teadus, tehnika, loodus, kus tegelikult on vaeslapse osas ja kus tegelikult meil tegijaid väga ei ole. Ja tõin välja siin ka huvikoolide tüübid, aga see ma arvan, et ei ole ka kuidagi teiste piirkondadega võrreldes kuidagi erilisem. Kõige rohkem õppijaid on meil Narvas, sest et ongi meil kõige suurem piirkond ja kõige vähem õpilasi siis Narva-Jõesuus. Nii lihtsalt on. Aga ma tõin välja siia ka tegelikult Ida-Viru omavalitsuste lõikes siis selle õpilaste arvud. Tegelikult, kui me vaatame nende numbrite peale, siis te näete ka seda, et ega siin väga palju suuri kõikumisi ei ole. Siin on tõesti viimased 2 aastal 2020-2021 õppeaastad. Õpilaste arv on enamikes omavalitsustes pigem suurem. Ma arvan, et siin on mingid COVID-i mõjud, ja viimasel aastal tegin kollaseks Alutaguse valla ja Sillamäe linna, kus on õpilaste arv sellel aastal oluliselt kuidagi kukkunud. Iga numbri taga on kindlasti oma lugu. On see siis see, et mõni huvikool on ära kadunud või on seal mingi muu põhjus. Iga number räägib kindlasti oma lugu. Aga see põhimõte, mida ma tahan tegelikult öelda, on see, et õpilaste arv kardinaalselt muutunud meil tegelikult ei ole. Ehk siis, et me oleme ikkagi kõikides omavalitsustes küllaltki kogu aeg samal liinil läinud. Õppekavade arv, meil on circa 400 õppekava Ida-Virumaa peale, aga see põhifookus võib-olla tasub vaadata siia algusesse, see on, mis näitab nüüd seda õppekeelte arvu, nüüd ma ütlesin valesti natuke, aga see 49 tähendab seda, et Ida-Virus on siis 49 õppekava, mis on eesti keeles, peaaegu 400 õppekavast, siis see 203 on eesti või muu, enamasti see tähendab ikkagi minu meelest vene keeles pigem ja see 139 ongi siis vene keeles. Ka muu, aga enamasti see on vene keeles. Ehk siis see tähendab seda, et Ida-Virumaa väga suureks väljakutseks on ikkagi eestikeelne huviharidus, nii nagu ka tegelikult Irene välja tõi. Et muidugi on meie piirkonnad erinevad, aga see on väga suur väljakutse.
kui minna edasi ja vaadata võib-olla omavalitsuse tasandile, et kui tõsiselt me tegelikult siis omavalitsuses huviharidusse suhtume, et kuidas me tegelikult teeme arengukavasid. Me nõuame tegelikult, et meie haridusasutustel oleksid olemas arengukavad, aga kas me teeme asutustes neid arengukavasid sellepärast, et see on dokument, mis ma pean tegema, et see saaks kinnitatud, või see on mingi dokument, et see on meie eesmärk, see on meie visioon, see, mida me tahame saavutada. Kuidas teie omavalitsustes on? Kas te teete arengukava ise või te lasete kellelgi selle ära teha? Või äkki te võtate üldse arengukava kellegi teise asutuse osas ja võtate selle, panete enda nime peale ja natuke muudate. Kui tõsiselt me suhtume arengukava loomisesse? Kas see on meie visioon või on see lihtsalt dokumendi pärast? Ja kui me mõtleme enda omavalitsuse peale, kas omavalitsus teab täpselt, mida ta oma huvikoolilt tahab? Kas ta on esitanud tellimust? Ehk siis, et omavalitsus ütleb, et ma tahan, et meie omavalitsuses oleks huvikool selline, et ta jõuaks, ma ei tea, 5 aasta jooksul sinna. Kas need eesmärgid on meil väga täpselt ikkagi paika pandud? Ma julgen täna kahelda, et meie huvikoolid teavad täpselt, mida tegelikult omavalitsuselt nendelt ootavad. Aga mure on selles, kui me täna tegelikult ei tegele arenguga, sellest ei olegi midagi. Aga 5 aasta pärast me näeme, et me polegi midagi teinud. Ehk siis tegelikult selleks, et kuhugi jõuda, me peame panema väga selgeid sihte. Ja võib-olla ka see, et kas me tegelikult, kas see roll ja see kasu, mis tegelikult huvihariduselt tuleb, kas me oleme seda ikkagi täpselt läbi mõelnud? Ma täna ise olen tunnetanud seda, et ka omavalitsuste poolt on tihti see, et meil on üldhariduskoolid, meil on lasteaiad ja meil on väga palju väljakutseid hariduses. Aga mure on selles, et see huviharidus kukub justkui 2 tooli vahele, sest et seda tähelepanu ja seda rahalist ressurssi lihtsalt tihti sinna ei jätku. Aga tegelikult selles huvihariduses on nii palju ressursse, mida me pole tegelikult kasutanud. Tõin välja siia ka meie väljakutsed ja neid tegelikult ongi palju, aga me ei tohi tegelikult siia muidugi väga kinni jääda. On see siis see, et õpetajate töötasu on ikkagi oluliselt väiksem, see on ajale jalgu jäänud, võrreldes veel sellega, et Ida-Virumaa üldhariduse õpetajate töötasu tõuseb oluliselt. Või see, et meil puudub eestikeelne huviharidus. Või see, et meil tegelikult on meie piirkonnas vähe erahuvikoole, et väga suur rõhk on täna omavalitsustel, kes peavad seda huviharidust korraldama. Meil on õpetajatel ikkagi vähene keeleoskus, meie füüsiline keskkond, kas see on täna ikkagi selline kaasaegne, et see noor tuleb tegelikult sinna ja ta tahab seal olla või ta istub seal kuskil kõval pingil, ootab nagu arsti ukse taga oma järjekorda, millal temal tund on. Kas ta ootab, kas ta saab olla seal huvihariduse koolis, tunda ennast vabalt, tal on diivanid, ta saab süüa teha. Kas me tahame, et see noor oleks peale kooli teie juures ja veedaks vaba aega? Kuidas meil on formaalne ja mitteformaalne haridus täna lõimitud maakonnas? Ma julgen öelda, et see on täna ikkagi lapsekingades meil, et meil on väga suuri samme vaja siin teha. Meil on see kaasaegsuse teema nii õpimetoodika osas, kui tegelikult seesama, mis öeldud sai füüsilise keskkonna. Keskkond vajab tegelikult uut pilku. Meil on täiskasvanu haridusele, mulle tundub, me pöörame liiga vähe tähelepanu, kui paljudes meie huvihariduskoolides on võimalik täiskasvanul minna õppima. Ma arvan, et siin on meil väga, väga palju arenguruumi. Ja panin siia lõppu ka selle, et kelle omavalitsuse laps, olles ise töötanud ka omavalitsuses, siis meil oli pidevalt küsimus selles, et kelle omavalitsuse laps on. Et kui minu laps, ehk siis meie omavalitsuse laps osaleb teise omavalitsuse huviringis või huvikoolis, et kas me maksame tema eest. Või see, et kui meile tuleb teise omavalitsuse laps, kas see teine omavalitsuses maksab? Kas meie eesmärk ei peaks olema see, et me tahame, et kõik lapsed saaksid huviharidusest osa? Me teeksime kõik selleks, et see nii oleks, aga ometigi on kuskil mingid takistused ja mingid rahalised mured ees, et eelarve justkui ei luba. Me lubame, et 30 last võib minna sinna kergejõustikusse. Kui sa oled 31, siis väga kahju, tule järgmine aasta uuesti. Aga kas ei ole juba see,
et meil on tulevikus siis mure ja siis on need kulutused palju suuremad tegelikult, kui peab hakkama tegelema selle lapse vaimse tervisega. Aga siis, kui me tuleme sealt mäetipust nüüd alla, kus on väga palju muresid, me näemegi kaugemale, me näeme asju kõrgemalt ja me näeme asju nagu suurema pildina, aga siis me lähme sinna alla orgu, kus see laps on ja mis mured siis seal on. Võib-olla ma tõesti tõin siin välja liiga drastiliselt neid muresid, ehk siis, et kui me räägime laste vaimsest tervisest, võtsin eile õhtul ette siis erinevad terviseuuringud, vaimse tervise uuringud, mis puudutasid ka lapsi ja tegelikult need kõik kõnelesid sellest, et on suurenenud õpilaste arv, kes hindavad oma tervist halvaks või see, et meie laste suitsiidide arv on tõusnud oluliselt või see, et ärevushäired on lastel tekkinud, nende vaimse tervise probleemid on nii suured, et nad ei suuda enam koolides keskenduda. Kui meil on koolides nii palju koolikiusamist, kus lapsed tunnevad, et nendel ei ole sõpru või see, et me räägime eesti keele õppest, siis ja või see, et meil peredel näiteks ei ole raha, et last sinna huviharidusse suunata. Ma ei taha öelda, et imevits on justkui see huviharidus, aga kas ei ole ikkagi väga oluline ressurss, mida me ei ole täna ikkagi piisavalt ära kasutanud, et kas me jätame midagi kahe silma vahele ja me tegelikult ei kasuta ära seda, mis meil olemas on siin. Mulle tundub, et üheks lahenduseks on huviharidus, aga seda peab mõtlema, kuidas seda siis teha, et me ei peaks pärast tagajärgedega tegelema. Tulles veel siia see mäetipp versus org, et mulle tundub, et kui me oleme kuskil omavalitsuses või inimene, kes kuskil otsustab, siis tegelikult need väljakutsed ei saa kunagi otsa ja väga palju väljakutseid tulenevad juba sellest, et mingitest mõjutajatest, mis ei sõltu meist, ma ei tea, riiklik rahastus, et kui riik annab huvihariduse raha ja siis ühel hetkel ütleb, et me vähendame seda, no tulge siis toime, ehk siis, et see on asi, mis sinust tegelikult ei sõltu. Aga kui me tuleme siia alla oru juurde, kus on see laps, me tuleme lapse tasandile, siis et kas me suudame kaasata ikkagi võimalikult palju lapsi ja teine asi, et kas me suudame lapses hoida ja taastada seda õpirõõmu ja olenemata siis sellest, kui suured need võitlused seal üleval tipus siis ikkagi on. Aga mis meie eesmärk on siis? Kui me võtame näiteks ennast omavalitsuse tasandile, et kas meie eesmärk on siis säilitada laste arvu või me tahame ikkagi kasvatada laste arvu või see, et kas me tahamegi siis kaasata huvihariduse võimalikult palju lapsi, noori, täiskasvanuid või me seisame selle eest, et kui meil käib siin ringis 30 last, siis me tahamegi, et 30 last käiks vähemalt või me tahame, et sellest 30 saaks ikkagi 50, sest me tahame, et võimalikult palju lapsi saaks meie huvitegevusest osa. Ja see, mis on juba tegelikult välja öeldud, et kas ei ole huviharidus mitte tööriist ja ennetustöö hilisemate murede lahendamise vältimiseks, on see siis vaimne tervis, keeleõppe, sõbrad või tegelikult teadlikud karjäärivalikud. Et kui palju me üldhariduskoolides karjäärist räägitakse, aga ma arvan, et seda peaks olema oluliselt varem ja oluliselt rohkem. Aga kokkuvõtlikult, siis ma usun, et me peaksime tegelikult suutma luua tingimused selleks, et iga laps saaks huvihariduses osaleda, ükskõik mis omavalitsuses ta siis on. Räägime ja tegutseme rohkem eesmärgiga, luua õpilase õpirõõm, me räägime õpirõõmust liiga vähe, kuidas me seda saaksime fookusesse võtta ja see oleks meie eesmärk. See laps, kes osaleb huvihariduses, et ta on tegelikult õnnelik ja rõõmus ka siis, kui ta selles huviharidusest kuidagi väljub ja ta tegeleb selle valdkonnaga edasi ka siis, kui ta on, ma ei tea, 50-aastane näiteks. Ja ärme alahinda ka huvihariduse jõudu tegelikult ja tähtsust. Ja seome ta rohkem ka üldhariduse õppekavadega. Ja mulle tundub, et üks kasutamata ressurss võib-olla on ka see, et meil on näiteks piirkonnas 4 kõrgkooli ja 1 kutsehariduskeskus, et ka seda formaalset haridust rohkem huviharidusse kaasata. Miks mitte, et nemad oleksid ka kuidagi huvihariduse pakkujad. Ka see on minu meelest üks koht, mida me peaksime rohkem kaasama. Panin siia ühe üleujutuse pildi ja selle mõttega, et hoiame õpilaste õpirõõmu, sest et tegelikult, kui me seda ei tee, siis neid üleujutuse neid muresid, mis tuleb, on hiljem väga raske tegelikult kõrvaldada, ilma et oleks mingid ilma kahjudeta. Me teeme väga palju kahju muidu.
nii, aga enne veel, kui ma nüüd ütlen aitäh teile, et te kuulasite, siis kasutan ikkagi võimalust ka see, et Ida-Virumaa väga ootab uusi haridustöötajaid Ida-Virumaale ja 3.–7. on meil ka proovipäevad, olete väga oodatud, siin on ka meie koduleht, tulge sinna, nii et olete Ida-Virumaal oodatud, kas siis õpetajana, huvihariduse pakkujana või siis tulete lihtsalt turistina, saate siit kaardi kaasa. Nii et aitäh teile ja ma ei tea, head isu. Suur tänu sulle, Gerda, väga inspireeriv su esitlus oli.